Kristina sõna mütopoeesia on nii hõrk. Enne Kristjaniga kohtamist ma seda kuulnud ei olnud ja tõenäoliselt väga keegi ei olnud. See vist. Kas see on sinu välja mõeldud sõna? No tegelikult ei ole, et kuna ma ei ole elanud Eesti kultuuriruumis väga pikalt või no ma olin küll eesti keele õpetaja, aga minu suhtlusringkond on ikkagi enamasti kas prantsuse keelne või inglise keelne ja ma ei olnud ka Eestis käinud pikalt, et siis ma tegelikult ei teadnudki neid kihistusi ja koodi, aga jaa, et see on mütopoeesia. Ma arvan, et see sõna on eesti keeles ikkagi ka olemas. Kuidas inglise keeles on? Mythopoetry? Yeah, no, not the poetry. It's poesy. Mythopoetical. Mythopoetical. Things are mythopoetical. Aga mis see tähendab? Tegelikult võib-olla ma seletan lahti, et ma olen öelnud jah, et selle raamatu kohta see tähendab seda, et müüdid on midagi, mis mitte kunagi ei toimunud, aga kogu aeg toimuvad. Ehk et need on need arhetüüpsed jõud. Ja mütoloogia, kui me räägime müütidest, siis mütoloogia ei räägi meie loogikaga. Ehk et mütoloogia läheb loogikast mööda ja paneb otse sinna hinge tuuma nii-öelda. Ja poeesia on see, et me tõuseme, me valime tõusta argipäevast kõrgemale. Et näiteks, kui ma räägin sellest raamatust ja minu eesmärk oli kirjutada ood menstruatsioonile, et iga sõna väestaks naist, iga sõna väestaks tema vereteekonda. Et siis, kui me võtame selle argipäeva ja võtame näiteks selle kirjanduse, mis on tänaseni ilmunud, et siis ta on hästi anatoomiline ja teaduslik ja nii edasi, eks ju. Aga mütopoeesia on miski, mis tõstab selle naise niimoodi tavapäevast kõrgemale ja näitab seda poeetiliselt. Ehk et mina leian, et kui me valime igas päevas teadlikult juurde tuua seda poeesiat ehk luulelisust, seesama vaip, seesama punane lina, see lill, et me valime seda poeesiat ja mütopoeesia ongi siis see, et me sõnastame asju nii, et need ei räägi mitte siit, nii nagu enamasti ütleme tänapäeva ühiskond ja selline meeste poolt juhitud ikkagi mõttemaailm käib siit ülevalt, aga mütopoeesia on see, mis tuleb kuskilt siit otsa läheb. Ja mina näiteks Sandra tajun sinu maaldes seda palju, et kuidas sina seda lahti seletad? Aitäh, et sina seda lahti seletasid. See oli nii mahlane. See oli väga puudutav ja intuitiivselt ma saan sellest sõnast absoluutselt aru. Ma tunnen selle sõna ära, ma tunnen ära mütopoeesia, ilma et ma seda sõna oleksin kunagi kuulnud. Aga ma arvan, et see oli väga hea, et seda praegu seletasid siin lahti. Et selline lihtsalt lisakvaliteet või lihtsalt kvaliteet, mida märgata. Ja minu jaoks ma ei ole sellele teadlikult või nagu nii-öelda meelega lähenenud. Minu jaoks see joonistamisprotsess on üldse siuke olnud, et natukene nende joonistuste taustaks minu peamine elukutse on, ma olen fotograaf, töötan naiste ja loodusega. Aga see soov nagu ka kätega väljendada midagi, mida ma fotopildil ei saa püüda väljendada, on minus alati olnud. See on minus väga vastakaid tundeid tekitanud, sest et ma olen väga palju proovinud oma elus maalida, see on väga ebaõnnestunud, frustreerinud, aga mus on kuidagi siuke päris palju seda sisemist tuld olnud, et hoolimata ebaõnnestumistest ma olen uuesti alustanud kuni 2018 lõpus. Mul oli siuke hästi keeruline hetk, kui ma olin nagu siuke, vist mingi nagu kriis võib-olla oli natukene ja ma palusin, ma ütlesin oma elukaaslasele, et ma vist hakkan hulluks minema, et võib-olla mul oleks vaja nagu kuhugi minna, mingit abi saama. Ja siis ta vaatas mind ja küsis, et kas on veel midagi, mis ma teha saan. Ja ma ütlesin, et jah, et mine kunstipoodi, too mu must paber ja pastellid ja ta läks ja ta tuli ja sellest peale ma olen joonistanud. Ja sest et selles pastellitehnikas ma leidsin selle viisi, kuidas ma saan need tunded nagu kiirelt paberile panna, et ma ei pea neid pilte nagu nädalaid tegema, ma võin neid teha ja mõnda pilti ma teengi nädalaid. Aga lihtsalt tehniliselt ma ei pea ootama värvi kuivamist, kõik toimub nii kiirelt, nagu see peas toimub. Ja et see tehnika andis mulle lõpuks ometi nagu võimaluse, et ennast väljendada. Ja see müütiline maailm on kuidagi vist mingis mõttes alati minuga kuskil taustal olnud.